häirivad videod. Lasen vä? TikTokeri Kolakueni elukaaslane tõmbas tülikäigus relva välja. Möödunud nädalavahetusel toimus Tallinnas Õismäel Rocca al Mare lähedal tuntud TikTokerite Kolakueni kodaniku nimega Irma Voolma ja Janika Põdra vahel suur rüselus, kuhu sekkus ka politsei. Elu24-le on laekunud videod, kus on näha, kuidas Voolma elukaaslane Martin Pisarev tõmbas tülikäigus välja tulirelva. Tahaksin Ramoni kätte saada, aga ma ei tea, kus ta on, sõnas Pisarev ägestunult. Elu24 toimetusele pühapäeva õhtupoolikul saadetud vihjes väideti, et TikToker Kolakueni kodaniku nimega Irma Voolma rahulik puhkepäev võttis ootamatu pöörde, kui teda kella 13 ajal Tallinnas Õismäel Rocca tornides rünnati. Vihje saatja sõnul ilmus Irma Voolma ja tema elukaaslase Martin Pisarevi ukse taha joobeseisundis naine, kes on väidetavalt TikToker algsitaksikaksi elukaaslane Janika Põder. Ta läks teise privaatse pinna peale, koju, lendas kui tuulispask munakarbiga tuppa sisse kohe Kolakuenile kallale, ütleb vihje saatja. Seejärel viskas Kolakuen enesekaitseks ründaja poole diivanipatju ja mune. Ühes TikTokis ringlevast videoklipist on näha, kuidas Janika püüab Kolakueni koju sisse tungida, kuid Martin takistab teda. Algsi sellel hetkel oli seal autos, ütleb Kolakuen, kui uuesti intsidendi ajal filmitud klippi üle vaatab. Sa oled argpüks, ütleb Kolakueni koju tunginud blond naisterahvas. Tema ees seisab Martin, kelle pusa on katki läinud munadest määrdunud ja kes takistab naise tagasitulekut Kolakueni majja. Martin, palun mine eest ära, ütleb naine. Hilisemas klipis vaatavad Kolakuen ja Martin koos klippi toimunust. Klipis on näha, kuidas põrand on kaetud katki läinud tooreste munadega. Samuti on näha, kuidas Janika üritab ennast iga hinna eest uksest sisse pressida. Inimene ei lähe ära, täitsa lõpp, imestab Kolakuen lisades, et ta karjus, et naine läheks välja. Kui libe see põrand pärast oli, tõdeb TikToker viidates katkistele munadele põrandal. Sellest juhtumist on saadetud toimetusele ka 3 pikka videot, kus on näha, mis 3 novembril rüseluse käigus täpsemalt toimus. Nimelt läks Põder munakarp käes Õismäele, Päevalille 4 aadressile, Uude Tornmajja TikTokeri Voolma juurde arveid klaarima. Samal aadressil asuvad Pisareva büroopinnad. Esimeses videos on näha, kuidas päevasel ajal TikTokerid Põder ning Pisarev suhtlevad rahulikult õues BMW X5 maasturi ees, mille sees istub TikToker algsitaksi kodaniku nimega Roman Polakes. Videole jäädvustab kõike Voolma. Pärast mõneminutilist vestlust liiguvad Põder ning Pisarev büroopinna poole, kus viibib Voolma. Janika. Arvesta, et kui midagi toimuma hakkab, siis mul on relv, sõnab Pisarev ning võtab taskust välja tulirelva. Sekund hiljem hakkab naiste vahel rüselus, mille käigus lööb Põder Voolma käest telefoni maha, sest too arvab, et TikToker teeb otseülekannet. Samuti kukub põrandale katki armetu munakarp. Järgmisel videol on näha, kuidas olukord võtab aga veel ohtlikumad pöörded. Rüseluse käigus pärib Voolma elukaaslaselt, kus on tema relv, mille peale mees küsib vastu, et kas laseb naist. Hiljem lööb Voolma kutsumata külalisele muna pähe. Kui Voolma aga sõnab Pisarevile, et relvaga vehkimine on liiast, siis mees sellega ei nõustu, ei ja ma tahaksin sellega Ramoni juurde minna praegu. Seda juhtumit kommenteeris ka politsei, saime väljakutse 3 novembril kella 13 ajal Haaberstis Päevalille tänaval asuvasse korterisse, kus väidetavalt oli 2 naise vahel tekkinud konflikt, mille käigus üks neist viskas karbi munadega puruks. Menetluse alustamist osapooled ei soovinud, politsei fikseeris asjaolud. Kahjude korvamiseks pöördutakse kindlustuse poole. Küll aga ei võimalda meil andmekaitse reegleid väljastada, kas konkreetsel isikul on relvaluba või mitte. Uudis on täiendamisel.